Minu poolt. Tänases esitluses ma natuke annan ülevaate oma koduvallast, vaid vaadates tervikuna, mis on need väljakutsed, paremini mõistaksime, kuidas ka tehnoloogia saaks neid teemasid lahendada, siis ka esimesed mõtted, mida me näeme, mis võiks olla ka selles projektis ühel või teisel moel kuidagi meeskonnad, kes seda teemasid lahendaks. Kindlasti ootame ka nagu ministris out-of-box lahendusi, mille peale täna tulegi, aga mis tegelikult selles projekti raames ütleme, faasilt näitama, et see on midagi, mida vallad tahaks testida ja hiljem kasutusele võtta. Aga natuke siis ka sellest pildist, et jah, nagu eelkõnelejad juba ütlesid, eakate osakaal kasvab. Mida tähendab see kohaliku omavalitsusele? Tähendab seda, et eakad vajavad teenuseid ja kohaliku omavalitsuse põhiteenused on koduteenus. Ja see vananenud on ka seda, et kui algul eakas vajas ühte-kahte teenuskomponenti, mis võivad suht lihtsalt olla näiteks toiduainete ja ravimite koju toomine, siis aja jooksul tervis hakkab järgi andma, siis suureneb hoopis sotsiaaltranspordi vajadus. Ja just eriarstid on suhtes linnades. Ja see ei ole 1-2 kord, see on pidev protsess. Ja lõpuks juba ütleme ka siis isikuvõrdus ja nii edasi, et see vananemine ei tähenda, et numbriliselt suureneb tervisevajadus, vaid ka see sisu suureneb. Ja see täna on juba see trend iga aasta, meie vaatame, Saue valla vaatest, iga aasta see number suureneb, see maht suureneb. Ja see surve ongi tegelikult nii sotsiaal- kui tervishoiusüsteemile. Ja miks me täna siin olemegi, et kuidas tagab jätkusuutlikkuse töö. Hästi kõvasti. Juurde tulema. Ja kasutada. Ja mis on need võtmeküsimused, kui me vaatame lisaks vananemisele, hajaasustatus. Üks on see, et meil on Tartu Tallinn, Pärnu, mis on linnalised, ütleme, see teenustus on teistsugune. Hajaasustatus, mis see tähendab tegelikult, see tähendab kümned kilomeetrit kaugusel, kui tuleb mitte midagi veel. Seda esimest poodi, esimest apteeki, perearsti, need ei ole. Ühistransport ei ole selline nagu linnas. Ka maapiirkondades on kortermajad 3-5 korrust, linnas 9 korrust. Kui lifti ei ole, see täna on reaalsus, sa oled kohe isoleeritud, sa ei saa välja, kui tervis hakkab järgi andma. Ja sageli koduteenus see ainukene võimalus inimeseks üldse kodus. See on täna reaalsus. Ja loomulikult siin on ka igal kohaliku omavalitsusel on see eelarvevahendite piirang. Me iga päev mõtleme ja ka mõtestame, kuidas teenust ümber vaadata. Täna on rõhkunud efektiivsuse otsimisega, kuidas saada efektiivsemat teenust osutada, aga me näeme, et see on ees. Et tehnoloogia on nüüd see koht, ütleme, millega meie loodame. Ja näeme ka seda tänast reageerimist, et meil on tagajärjed. Tagajärjed just, ütleme, et nüüd juba juhtus. Nüüd on kiirabi, nüüd on EMO ja siis on hoovi kodu. Ja KOV-i vaates, et ka need uued mõtted, ideed, et kuidas see ära tasub. See on ka meie ootus ühesõnaga, et see finantsvaade on valla just, jah, kui me teeme nüüd seda selliselt,
siis sellised, ütleme, finantsnumbrid näitavad, ütleme, sellist, ütleme, et see otsus teha. Trendina. Ja kululoogika ongi see, kuidas ennetada, et neid ühekordseid ja suuri püsikulusid vähendada. No toome näiteid, et kodustöötaja tavaline eriarsti juurde minemise protsess saabub Tallinnasse ja mis juhtub, inimene mõttes kohe edasi EMO-sse. Aga protseduurid pihta kõik nii edasi, et see näitab, et kuidas ükskõik, ka see tehnoloogia aitaks neid asju ennetada. Ja ka see ööpäevane hooldus, see on hoopis midagi muud ja palju kallim. Ja siin ka ütlen nagu meie mõtted, et kui me vaatame ka seda tehnoloogiat, me ei tea veel täna, et kuhu selle tehnoloogiliste lahendustega jõutakse ja millised asjad on juba turul, ütleme just, mis meile sobiks. Aga tänase kogemuse pealt, kui räägime siin häiretukkudest, koduanduritest, on ju, mida me näeme, meil on täna juba palju, aga on kliente, lapsi, lapselapsi, kes ei ole isegi Eestis. Aga nad saavad juba täna panustada koduanduri puhul, ütleme, esimene kontakt on poeg, kes elab Rootsis. Või kui teenuse vajadusest räägime, teenust osutame, kus siis jaoks ikka vaatab, et raha nii vähe, et noh, pigem ei tahaks neid teenust, ka teenuse komponent, ütleme, mida inimene ise peab maksma, on kallis. Ja kui me räägime laste või lastelaste, kes elavad Hollandis, arvelt on ette. Et siin ongi see, et kuidas nüüd see tehnoloogia, kui inimesed elavad üksi või hajuastus ja lapsed, lapselapsed ei ela samas maakonnas, samas riigis, et kuidas juba see tehnoloogia saaks aidata ka lastel uuesti rohkem hakata suhtlema oma eakatega ja et nemad oleks see esimene, see kontakt, et kui ka mingid angurid midagi näitavad, terve kõne, kuidas sul läheb, sul kõik korras. Või ka siis juba reageerimine, ütleme, kui on vaja, ütleme siin vallapoole pöörduda või ütleme kiirabi ja nii edasi, et just, et kõik koos panustada sinna, ütleme, et vähem oleks neid erakorralisi kulukaid olukordi, mis peab välja kohe olukorda pärast. Igaks juhuks ütlen, et viimane kõneleja on jube halb olla, see on alati kõige vähem aega, aga kuna minister peab varsti kohe lappuma, siis tõmbame otsad kokku ja siis saab intervjuu juures. Siin ongi ütleme ka, et mida juba paljud kohe testivad, ongi see, et kui enam kodus hakkama ei saa, siis on need kohe teenusmajad, kus on natuke suurem tugi, aga samas sa oled turule liige, sa suhtled kogukonnaga, ma disainisin teenusmajadesse, ütleme kliendile ja nii, see ei ole see üks ruum ja uks, see tegelikult sa elad kogukonnas edasi ja see on see mastaabi efekt, et hästi palju läheb aega tegelikult ajustuda selle transporti peale, ütleme teose kliendini, järgmise kliendini ja nii edasi, et need on need mõtted. Ja lõpetuseks, et me peame vaatama ka, kus me täna ise oleme, hooldustöötaja vaates, teenusosutaja vaates, et meil on need asjad täna, ütleme, digitaliseerinud hästi palju käsitööd, riik soovib ka palju aruandlust ja et kas siin need lahendused, algul tuleb mõte, et mingi IT-teema, ei, see on tegelikult see teema, et hooldustöötaja aeg vabaneb klientide jaoks, uute klientide jaoks, kes tulevad homme üleval. Ja on nagu rahalisi numbri juurde, et kui koduteenus 1 tund maksab meie arvutus 25 1 tund ja see ei ole see kliendi juures olev
see on kõik see aeg, ütleme, kui hooldustöötaja olla palgal. Ja need on need kohad, mida tuleb mõelda, et siin me ei räägi ainult inimestest, me ei räägi ainult töötajate läheb. Koduteenus ja teenused tegelikult on palju enam. Kogu seda kulu tuleb vaadata tegelikult. Aga minu poolt kõik, aitäh! Aitäh teile, see on täiesti tänuväärne töö, mida teevad kohalikud omavalitsused inimeste aitamisel. Sellega on pressikonverentsi ametlik osa lõppenud ja ajakirjanikud saavad teha intervjuusid, saate edasi vestelda.